Ameerika Ühendriigid on sisenenud Hormuzi väina kriisi uude faasi ja nüüd alustavad nad seda, mis võib olla kogu operatsiooni kõige kriitilisem ja ohtlikum mereväe missioon. Mere puhastamine, läbipääsu avamine ja takistamine Iraanil jätkamast planeedi elutähtsa marsruudi muutmist survevahendiks. Juba selle teisipäeva, 14. aprilli 2026 esimestel hetkedel said märgid selgeks. Ameerika Ühendriikide blokaad Iraani sadamatega seotud laevade vastu on juba jõus, samal ajal kui USA sõjalaevad liiguvad edasi, et tagada ohutu marsruut väinas. Toimuv on otsene ja tõsine. Pärast läbirääkimiste ebaõnnestumist Teheraniga asus Washington piirama Iraaniga seotud liiklust. Ja samal ajal alustati ettevalmistusi piirkonna puhastamiseks, kus on reaalne meremiinide oht. Selle keskmes on Ameerika Ühendriikide merevägi, Iraani revolutsiooniline kaardivägi, laevandusettevõtted ja kõik riigid, kes sõltuvad sellest läbipääsust. Kus? Hormuzi väinas, maailma kõige tundlikumas meretees nafta ja gaasi jaoks. Ja miks see nii oluline on? Sest see mereala vastutas 2024 aastal ja 2025 aasta alguses enam kui veerandi ülemaailmse meritsi veetava naftakaubanduse eest ning umbes 20% maailma nafta ja naftatoodete tarbimisest. Õhkkond oli juba pingeline enne, kui miinide eemaldamine laialdaselt algas. 9. aprillil näitas Reuters, et väina liiklus oli alla 10% tavapärasest, vaid 7 laeva läbis väina 24 tunni jooksul, samas kui tavaliselt on see arv umbes 140. Iraan ise suunas laevu oma vetes lähemal asuvatele marsruutidele, väites, et tavapärastel laevateedel on miinioht. See näitab, kuidas Teheran suutis muuta väina hirmu, viivituste ja surve tsooniks, mis nagu Teheran suutis muuta väina hirmu, viivituste ja majandusliku surve tsooniks. Nüüd püüavad Ameerika Ühendriigid seda kontrolli murda, kuid teevad seda just kriisi kõige tundlikumas punktis. Siin tulebki mängu missiooni kõige jõhkram osa. Miinide eemaldamine ei tähenda lihtsalt jõuga läbimurdmist ja edasiliikumist. Kõigepealt tuleb iga kahtlane kontakt sonari, droonide ja anduritega läbi otsida ning seejärel tuvastada, kas tegemist on tõepoolest miiniga. Seejärel tuleb lõhkekeha kahjutuks teha nii, et kogu läbipääs õhku ei lendaks. Ja lõpuks tuleb kõige väsitavam ja otsustavam etapp. Kõik uuesti üle kontrollida. Sest sellise operatsiooni puhul ei piisa ainult osa ohust eemaldamisest. Tuleb tõestada, et tee on tõesti puhas. See ongi selle missiooni olemus. See töö on aeglane, korduv ja äärmiselt haavatav, sest iga laev või süsteem, mis liigub aeglaselt miinide otsimiseks, muutub kitsastes ja vaidlusalustes vetes lihtsaks sihtmärgiks. Viimased teated näitavad, et 2 Ameerika hävitajat ületasid Hormuzi väina, et aidata luua uut marsruuti kaubalaevadele, kuid on üks plahvatusohtlik detail. Hävitaja ei ole miinijahtija. See kaitseb, saadab, näitab kohalolekut ja aitab hoida õhuohtu rakettide ja kiirete paatide eest. Puhastamine ise sõltub kopteritest, droonidest, mehitamata sõidukitest ja spetsialiseeritud meeskondadest. See tähendab, et Ameerika Ühendriigid liiguvad edasi, kuid teevad seda missiooniga, mis nõuab maksimaalse surve all kirurgilist täpsust. Ja olukord muutub veelgi tõsisemaks, kui vaadata olemasolevaid vahendeid. 4 endist Avenger-klassi miinijahtijat, mis asusid Bahreinis, eemaldati 2025 aastal ja asendati 3 Independence-klassi laevaga, millel on miinitõrjepakett. Probleem seisneb selles, et see üleminek tekitab endiselt kahtlusi. Pentagoni testimisorgani hinnangul põhinevad reportaažid näitavad, et nende laevade operatiivset tõhusust ei olnud võimalik lõplikult kindlaks teha. Selle paketiga piisavate andmete puudumise tõttu. Lisaks on selle missiooni ajaloolised helikopterid MH53E kasutusest kõrvaldamisel ning alles on vaid 88 töötavat masinat. Teisisõnu, missioon on alanud, kuid struktuuri üle arutletakse endiselt. See ongi selle eskalatsiooni keskne põhjus. Ameerika Ühendriigid ei püüa mitte ainult kaitsta laevu, vaid üritavad võtta Iraanilt võimaluse dikteerida laevaliikluse tempot.
Hormuzi väinas on sõnum lihtne. Rahvusvaheline laevatee ei tohi muutuda poliitiliseks tollipunktiks ega koridoriks, mida kontrollib revolutsioonilise kaardiväe hirmutamine. Samal ajal püüab Ameerika vastus kaitsta ka energiavoolu ja vähendada mõju ülemaailmsele turule. Kuna katkestused Hormuzi väinas mõjutavad tootmist, hindu ja transporti ülemaailmselt, kuid see lahendus ei tule kiiresti. Iga puhastustund nõuab saatmist, õhukatet, pidevat jälgimist ja kohest reageerimisvõimet ning ilmneb ilmne risk. Kui üks jõud eemaldab miine, võib teine proovida uusi ohte tekitada või kasutada droone, rakette ja kergeid aluseid surve avaldamiseks. Seetõttu ei ole see mereväe missioon lõppenud, vaid tegemist on vastupidavuse, närvide ja marsruudi kontrolli võitlusega. Lõpuks muutus Hormuzi miinide eemaldamine millekski enamaks kui lihtsalt tehniliseks ülesandeks. Sellest sai kõige raskem proovikivi Ameerika Ühendriikide võimele tagada läbipääs, hoida kaubandust ja seista silmitsi hübriidohuga ühes maailma strateegilisemas punktis.